No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ISRL episood 361 teie ees, 9. veebruar 2026, laua taga Laura Jaansen, tere hommikust. Tere. Markus Jürgenson, tere hommikust. Tere hommikust. Ja mina, Raul Ojasse-Reinsen. Tesla Laura lahti öelda. Tesla Laura, jah. Praegu ei ole Teslat, praegu ei ole. Sain video, või selle, vabandust, fototõestuse saatele järgneval õhtul. Oli tõesti, see tiibadega Tesla läksid Paidesse. Aga Teslat ei ole, mis nüüd on? Istub midagi veel uhkemat. Kiiresti võeti ära Tesla. Teised masinad. Kiirelt võeti Tesla ära. Veel kallimad ja veel uhkemad istub välja. Ja, Porschega. Kus meil me oleme mõelnud küll, et võiks olla see buss, et kui meeskond tuleb oma bussiga siit tagasi, me võiks ju siit Tallinnast teise surtsuga minna, aga ei ole selleni jõutud. Tesla lennu või? Et see on, ütleme niimoodi, et see ei ole kellegi isiklik auto, on nagu erinevad masinad kasutusel, et mida kuskilt saab. Olümpiamängud on alanud, nädalavahetus oli juba täies hoos, Markus, vaatasid midagi? Kusjuures vaatasin kurlingut, aga esimest korda nagu niimoodi, et istun nüüd diivanile ja vaatan. No ei paelunud mind. Ei paelunud, jah. Ma ei tea, kuidagi ei olnud üldse põnev alaga minu arust. Laura, kuidas sul? Ei vaata. Ei vaata? Ei, ma ei. Jalgpall on üks ainus? No põhimõtteliselt küll, jah. Kuigi see nädalavahetus oli mul siin muud tegemist, käisin esimest korda padelit mängimas. Meil oli tiimiüritus, viimaseks ei jäänud, mis on väga positiivne. Ja siis läks üritus edasi. Nii et mul oli, jah. Oota, see tiimiüritus, nüüd räägime, mis tiimiüritus? See oli see nüüd siis diskoteegi tiimi või oli ikkagi Sokkerneti tiimi? See oli Paide tiimi. See oli Paide tiimi või? Aga Sokkernetil oli ka mingi üritus. Oli. Mind ei kutsutud, olgu selgituseks öeldud. Ei kutsutud. Kuidas siis oli ka, pidu? No mis ikka oli, ei olnud midagi väga põhjapanevat või ütleme sükest uudiskünnist. Maamust ei olnud, ütleme niimoodi. Tavaliselt jalgpallimeeskonnas on, ütleme, kui sellised üritused toimuvad jalgpallimeeskonnal tiimiüritused, vähe vabamas või mitte vabamas õhkkonnas, siis suhteliselt alati hüppab avalikuks keegi, kes nii-öelda avaneb. Ehk siis temal avaldub mingisugune siuke külg, mida me ei ole harjunud ei riietusruumis ega treeningväljakul või mängudes nägema, et need on alati sellised ägedad hetked, et siukest avanemist ka ei toimunud siis või? Me vist nagu tunneme piisavalt seal kõik. Üllatusi nagu ei olnud otseselt. Aga ütleme, mis juhtus, mina Laura domineerisime Aliases näiteks. See oli lihtne. Mängisime spordialiast, siuke mäng oli minu poole. Teil oli võib-olla teist sorti üritus, meil jalgameeskonnas, mõtled Aliast me ei mängi. No mõtlen seal, nii. Kindlasti mõni viktoriini küsimus, mis Markusele võiksid kiirelt esitada ka, ja meil oli päris hea viktoriin. Ja Siim Pulst tegi meile viktoriini, mis tõesti oli päris siuke väljakutsuv. Jalgpalliteemaline, jah. No ütleme, võib-olla minu jaoks kõige lihtsam küsimus seal oli, võib-olla mis on kõige lihtsamini meeles ka, lihtsalt on võib-olla see, et kes on ainus kaitse, kes on võitnud hõbepalli Eesti koondise aasta ilusama värava eest. Teet Tallas, vot sul tuleb ka kiirelt. Nüüd sina olid ka kusjuures üheks vastuseks. Jah, olid küll, jah, tõesti. Mis küsimus oli? Aga jah, kusjuures mina ei mõelnud seda välja. See tuli mul kohe, sest et kuidagi ma olen palju pidanud mõtlema selle peale, et ma kirjutaks õige nime nüüd siia nagu. Ma mõtlesin, et sa oled palju mõelnud selle asja peale. Ega küsimus puudutas seda, et seal oli ette loetud ka mõlema mängija siis koondise väravad ja mängud, on ju. Ja öeldud siis, et ühe Eesti koondise, seal ei olnud vist öeldud kumba pidi, eks ju. Et ühe Eesti koondise mängija perekonna nimi sisaldub teise mängija perekonna nimes. Üks on kaitse, üks on ründaja. Ja väravad ja mängud ja väravad. Jürgens ja Jürgenson, jah, olid vastuseks. Kusjuures sõnastatud oli endise Eesti koondise. Tõmmati koondise karjäärile kriips alla. Sul ei olnud see võib-olla üllatus, aga Jürgensil tegelikult, võiks ikkagi eeldada, et mingisugune lootus ikkagi on veel saada, et noor mees on ju. Kui meil nüüd sissejuhatus läbi saaks, ma saaks ülihea ülemineku teha, aga ma ei tea, kas meil saab sissejuhatus läbi. Ma tahtsin olümpiamängudest ikkagi selles suhtes rääkida, et ma olen kuidagi väga häiritud olnud, ma ei ole nagu saanud jalgpalli nii palju vaadata, kui ma oleks tahtnud, sest kuidagi see olümpia ikkagi röövib tähelepanu. Kurling, ma juba mingisugune, kas oli MM, mida ka ETV-s ülekandis aasta paar tagasi, kus ma ka ikkagi väga nagu
seda on äge vaadata nagu seda mängu, mulle Kurlingut või? jah, siuke mõnusa tempoga, siuke rahulik ja selline ikkagi vägagi kaasallatav asi. Aga lisaks kurlingule ma ütlen, ma vaatan nagu vabal ajal või ikkagi taustaks nagu kogu aeg mingisugune asi käib päeval, kui asjad toimuvad, et olenemata, kas on eestlased mängus või mitte, et see kuidagi eriti mingitel aladel, kus sa näed nagu seda nii siirast toorest emotsiooni võitjate medalistide puhul, see kuidagi võtab väga kiiresti minul pisara silma millegi pärast, et see eile näiteks õhtul vaatasin, küll meeste kelgutamine on ju, ja tõesti nagu võitjad tulevad ja nad ei saa nagu sõnagi suust, on seal lihtsalt nagu kõik ümberringi, kogu see tiim jookseb talle kaela, hüppab on ju, need mehed on nagu nii lihtsalt nii nagu need emotsioonid on nii ülevoolavad, mõtlen, see ongi su karjääri nagu, sa oled just saavutanud selle, milles sa oled nagu, ma ei tea, 20 aastat tööd teinud selle nimel või isegi rohkem vahel, on ju. Jah, need on olümpiamängud pakuvad läbi teleri vahenduse neid emotsioone näha, mida ma olen rääkinud, et mida tavaelu ei paku ja kui sa seda ei koge, siis on seda üliraske nagu sõnadesse ka panna, et kui sa räägid, et see on emotsionaalne vaatamine juba läbi telerka, siis sportlased, kui nad seda tunnevad, sellel hetkel see nende jaoks ongi nagu tõesti üks elu tipphetk ilmselt. Aga ei, mina ka vaatan ikka selles mõttes, et loomulikult, et vaatasin eile Laskesuuska ja kõik, mis üldjoondes ma vaatan seda, mis ETV või ETV2 näitab, siis sealt panen peale taustaks või siis vaatan vähe süvenenumalt. Nii, okei, aga üleminek nüüd rikuti ära päris teemade juurde. Ja meil tuli üks kuulaja küsimus ja küsija nimi on, kusjuures, kui sa rääkisid Jürgens ja Jürgensoon, siis küsija perekonnimi oli Jürjens. Et teada-tuntud jalgpallihuviline ju teatrimastikult on ju. Siis endine sokkernetlane kusjuures. Ja kirjutas otse Mikk Jürjens siis Mikk Jürjens, jah. Kuulsused ikkagi. Kirjutas, et tervitus mina olen Mikk Jürjens, jalgpallihuviline teatrimaastikult. Oleme kunagi kokku põrganud jooksurajal finišijoonel. Olen teie podcasti pidev kuulaja ja lihtsalt viskan korraks üles. Kirjutasin ka soccernet.ee Facebooki kusagile kommentaariumisse, et kuidas saaks Patrik Kristali tegemistel silma peal hoida. Kirjutasin sinna nii, vabandust, et kergelt teemaväline tähelepanek, aga puudutab siiski ka ühte Eesti noort jalgpallurit. Eile õhtul mängis FC Kölni noortemeeskond U19, täismaja ees 50 000 Interiga, aga Patrik Kristalit polnud ei platsil ega pingil. Kust kaudu on võimalik näha ja jälgida tema tegemisi, mis meeskonnas ta enamasti praegu mängib? Vabandust spämmi eest, lihtsalt soovisin abi, sest kuuleme tema tegemistest aina vähem ja tahaks selgust, kuidas tal läheb ja kuidas tema asju jälgida. Kas või juba Saksamaale sattudes kalendrit vaadata ja nii edasi. Ja, see on huvitav tähelepanek, sest ma ise ka vaatasin, kui tulid need, see jooksis nagu sotsiaalmeedias sisse, et FC Kölni siis see UEFA Noorteliiga mäng, eks ju, see oli Milano Interiga, püstitas siis selle Noorteliiga ajaloo publiku rekordi, eks 50 000 inimest käis vaatamas seda U19 vanuseklassi, siis kas ta oli vist 32 parema seas see play-off, et oli vist? Ma ei mäleta. Igatahes see esimene nii-öelda play-off ring seal UEFA Noorteliigas ja ma vaatasin ise ka, et see vanuseklass on ju täpselt selline, kus Kristal võiks olla. Ja siis ma vaatasin, tegin selle võistkonna nii-öelda nimekirja lahti, mis seal Noorteliigas mängis. Ja see ikkagi mulle tundus, Patrik Kristal mängib Kölni Tuublis praegu, eks ju? Kes on siis Tuublis, U23 vanemates kui U19 seal Saksamaa regionaalliigas. Ehk siis seal, minu meelest seal regionaalliiga võistkonnas oli veel mingid mängijad, kes vanuse poolest klapiksid sinna, aga kes seal U19 võistkonnas ei mänginud. Ja ma ei tea, kui palju see midagi nagu indikeerib, aga Transfermarketis ma tegin need 2 võistkonda lahti ja mulle tundus, et seal U19 liigas nagu mängijatel ei olnud väga turuväärtusi taga üldse. Ja seal Tuublis oli ikkagi nagu peale vist ühe või 2 mängija, ühel oli ka mitu miljonit seal U19 liigas. Et just kui nagu see U19 võistkond, kes noorteliigat mängis, oleks nagu olnud natukene nõrgem kui siis Kristali tase. Aga see oli kuidagi niimoodi, kuhu oli registreeritud ka see eelmine aasta, kes mängis selles U19 ja see aasta oli edutatud siis Tuublisse, need said osaleda, et seal oli kuidagi Kristal on registreeritud siis sinna
duubel nimekirja. Ehk siis duubel on ühenduses esindusega minu arust ja sellepärast ta ei saanud nendes mängudes osaleda. Ma sain niimoodi aru. Ma võtsin ikkagi kaukõne Patrikule kohe ja küsisin ära ja kinnitas jah, et oli 50 000 seal statal ja seal oli mingi nimekirjade värk, et miks ta ei saanud seal ja see ei olnud valik, vaid reeglid ei lasnud jah, et osaleda, aga siis nad selle mängu kaotsid, kusjuures selle 50 000 ees 1-2 vist viimasel minutil löödi. Ja seal oli niisugune olukord olnud, et jah, mingi tegelane oli väljakule jooksnud seal 50 000 ees ja siis oli natukene lisa juurde tulnud ja nende lisaminutit jooksel siis Inter. 2 väravat, 90+7, 90+9. Ja seal see pluss 2 minutit vist tuli juurde sellepärast, et mingi vend jooksis väljakule, mis siis, ma eeldan, et oli kohalik sakslane äkki. Aga siis küsisin ka üldiselt, et kuidas siis olukord on ja lubas ka siin rääkida suhteliselt avatud kaartidega, et esindusmeeskonna tegemistega hetkel mingit pistmist ei ole. Selles mõttes, et ei ole trennis käinud. Sealt duublist küll... Ma vaatasin just tema anuses mingisugune mängija edutati. Duubel meeskonnast käivad trennis. Pingile väga see hooaeg ka ei ole võetud mängijaid duublist. Ta ütles, et üldjuhul saab esinduses keegi vigastada, seal üldjuhul on see keskkaitse või tippuründaja, siis neid kutsutakse treeningutele. On ka selliseid kohti, kus kutsutakse nädala alguses, teevad terve nädala esindusega, aga siis nädalavahetusel lihtsalt tulevad mängima duubliga. Aga Patrik ei ole nüüd kordagi käinud ja tal oli seal väike süke mingi lahkarvamus ka spordidirektoriga vist, et enne Itaalia mängu, Eesti-Itaalia mängu, avaldas ta siis soovi, ta tahab kindlasti koondisesse minna sellel päeval nüüd, kuna ta ju mängis Itaalia vastu põhis oli, on ju. Ta oli itaallaste vastu põhis ju. Aga duublil oli Saksamaal tal samal päeval oli mäng, kui ta vist ära pidi sõitma. Ja siis ta ütles, et ta kindlasti tahab ikkagi koondisse minna. Patrik on siuke vend, kes koondisse tahab ikkagi nagu sul on valida, kas koondise mäng Itaaliaga või siis regionaaliga. Ja siis tagasi minnes, siis ta oli nagu natukene tüüpiline see, et oli seal mänguaega ei saanud ja oli nii-öelda pingil, aga nüüd praegu see aeg on siis tagasi kindlaks põhimeheks saanud, alustab kogu aeg. Statistikat küll väga pole, mängib box-to-box venda seal keskväljal. Ma ei tea, 2 värava söötu äkki on. Ja pigem vaatab kuskil laenule vist. No jaanuari ülemineku aken läks nüüd kinni, aga ta on nüüd olnud seal, eks ju, natuke üle aasta. Eelmise aasta ju alguses ta läks sinna või üle-eelmise 2024 ta mängis ju Eestis ja pärast seda ju siirdus Kölni. Ehk siis, kui seda nüüd kokku võtta, siis üleminek praeguse seisuga küll ju õnnestunuks ei liigitu tegelikult, kui niimoodi vaadata. Jah, aga selles mõttes, et mehel tabasin ta 2 trenni vahelt. Esimene vist oli individuaalne treening, tegi ise. Ja siis pärast lõunal oli meeskonna treening. See endiselt see, mis ta ka Sokkerneti intervjuus avaldas, et nendele perspektiivikamatel mängijatel on mingi oma mentor, see abiline sealt klubi poolt. See on tal olemas. Vaikselt jõudu mööda üritab õppida läbi e-õppe Tallinna, seda, mis on Audentese gümnaasiumi. Seda teeb järgi mööda ja teeb trenni kõvasti. Nojah, loodame, et sealt siis midagi ikkagi mingisugune hea lahendus lõpuks leitakse, mis siis sobib mängijale. Samast regionaalliigast ju seal samas teises divisionis küll, või mitte teises divisionis, vaid teises nii-öelda regioonis mängib ju ka Sofjan Kuram, kes ka meile ju intervjuusin andis möödunud nädalal ja Kurami sõnadest ma lugesin ka päris huvitav asja välja, et tema ju üsna otsesõnu ikkagi, niivõrd otsesõnu kui sai öelda, ta ütles, et tema jaoks see liiga on nagu natuke juba lahja. Et tahaks nagu natukene kõrgemal juba mängida. Tema on ju esindusele nüüd isegi, kui sa ütled, Kristal pole nagu pistmist teinud, siis tema nüüd on natukene lähemale sinna jõudnud, eks ju, seal talvel käis laagris kaasas, sai ühes sõpakas isegi natukene minuteid ja on seal treenis ka käinud, et nagu sa ütlesid Kristali jutust ka, et temal ongi niimoodi, et ta käib nüüd tavaliselt nädala sees, teeb trenni esindusega ja siis nädalavahetusel mängib duubli eest, et tema on nagu sinna faasi jõudnud, aga lihtsalt vahe on selles, et Köln mängib Bundesliigas ja Hertha mängib Bundesliiga 2. Jah, aga eks Patrik huvi on ka võimalikult
noh, võimalikult kõrgel tasemel mängida ja noh, tegelikult me oleme sellest varem rääkinud, et ega temaga ju noh, siin meeste vahel koondise tasemel ta ju ei saa ju öelda, et hädas oleks. Pigem vastupidi. No, selles suhtes dissonants ongi tegelikult nii kummaline, et vaatame koondisest, ta mängib nagu vana mees on ju, ja siis seal nagu ei nuusuta isegi esindust. Ja see, kus tema siis mängib, see on siis vist 4 regiooni on seal, see ei ole üleriigiline. Tugevuselt 4. liiga, jah, neil on 4 regiooni, aga need regioonid on ka kuidagi tugevuse järgi ära määratletud, et see, kus see Kölni duubel siis on siis hinnatud kõige tugevamaks regiooniks miskipärast ja sealt võitja saab otse siis sammu võrra ülesse ka. Teistes regioonides ma sain tema jutust niimoodi aru, et osalevad veel kuskil play-offis mingi oma vahel. Et mingi selline veider reegel, et selles mõttes see kant, kus ta möllamas on nagu vist oma taseme kohta nagu normaalne, aga jah, eks ta tahab nagu kuskile tõsisemasse meeste jalkasse kiigata. Jah, no siit ühelt noormängelt, teiselt noormängelt saab üle minna ka tegelikult 3. noormängija juurde, ehk siis Martin Krist-Paalbergi juurde, kes siis eelmise esmaspäeva õhtul tema üleminek Saint-Etienne'i sai ametlikuks. Harri Ojamaa ütles välja, et Eesti Premier Liiga rekord siis, eks ju, mis varem oli 950 000 eurot, noh, miljonist on räägitud siin, ehk siis ilmselt ikkagi miljoni tehing, miljoni võte ja noh, kuidas siin see üleminek veel korraldada, see teemade üleminek, siis tegelikult selle sama Ojamaaga seoses, Ojamaa ju vaata ütles ka välja, et ta võttis Paalbergi sisust enda alla siis suve lõpus või sügise alguses, eks ju. Eks tegelikult suhteliselt hiljuti. Ja varem oli Paalberg natukene seotud selle sama agendiga, kes ka Kristeli tegelikult sinna Saksamaale viis. Ja noh, see Ojamaa need laused, mis ta seal meile ju välja ütles, kuidas nagu tegelikult ei oldud üldse tegeletud mingite parameetritega, noh, Transfer Marketis oli mingisugune täiesti aegunud pikkus, kuidas seal Y-Scoutis oli ta üldse millegipärast soomlane kuskil Soome liigas, eks ju, ja et noh, mingid sellised asjad tuli nagu alguses sealt alustada sellise mängija puhul, kes oli tol hetkel juba ju löönud 16-aastasena mingisugune peaaegu 10 väravat Premier Liigas, et ja siis lõi veel edasi, eks ju, et nagu päris huvitav, kuidas siis temaga nagu üldse ei tegeletud või ei pööratud nagu sellistele asjadele üldse tähelepanu, aga noh, mida Ojamaa ka ütles, et huvi oli täiesti enne olematu tema vastu, eks ju, alates suvest juba suvel tehti ju pakkumisi tema eest ja nüüd talvel ka isegi Premier League'i klubid nagu tundsid huvi tema vastu, et see valik oli suhteliselt lai ja lõpuks siis loodetavasti tehti õige valik, Saint-Etienne. No see Harri Ojamaa, see intervjuu oli jumala huvitav ja selles mõttes, et sellise nurga alt kindlasti väga paljud inimesed ei olegi mõelnud, et agenditöö ei ole ainult see, et mul on siin hea vutine ju Laura, et ma nüüd parseldan su maha, et see on ju tegelikult seal noh, täpselt see, millest ta rääkis, et kui kõik andmed oleks õiged ja et mingid need transfer marketid ja asjad, et noh, vaata, ma isegi ei ole mõelnud sellisele asjale, et agent huvitav, et no, muidugi, et see on ju tagantjärgi, kui Harri sellest räägib, Harri Ojamaa, siis on see loogiline, et agent võiks ju selle eest hoolt kanda, et need kõik oleksid korrektselt täidetud ja korrektne info oleks kättesaadav, et loomulikult, kui me räägime siin mingitest Benzemaadest või asjadest, siis seal mingid entusiastid teevad ise neid asju, aga Eesti mängijate puhul see ilmselt nii ei ole ja Eesti maastikul tegutsevad agendid peavad ka üks asjaga tegelema, aga eelmine saade me siin ju arutlesime, et mina ütlesin, et mina kuulsin linna pealt vähe suuremaid summasid kui see 500 000, mis me siin välja õikasime alguses. Markus, kas sinu pikkus on õige Transfer Marketis või? Ma ei tea, 1,80 peaks olema. Jah, on õige. Minu pikkus on ka õige, kus juures Transfer Marketis. 1,60. 64 vist oli seal kirjas. Ma arvan, et paljaelu ilmselt midagi sellist on. Ma ei ole ammu mõõtnud. Ei ole nagu... ei ole tahtnud mõõta. Messi on ka pikem ju. Messi on natuke vist pikem, jah. Tristan Pajo on ka umbes sama pikk. Sest meil oli ju seal Viktoriinis oli ka... oli, küsimus oli, et 5 mängijat oli. Kes seal oli? Pajo, Messi, Reim, kes? Shakirit ei olnud, oli... Saka, Beglaršvili ja Lorenzo Insigne. Pane pikkuse järjekorda nad. No me ei pea seda praegu tegema, aga lihtsalt jah, see tuli sellega meelde lihtsalt, aga noh, seal korvpallurite puhul on nagu see veel olulisem olnud see, vaata, et sul see pikkus oleks kuskil õigesti märgitud, et see
sest noh, kui sul on ühes kohas nagu valesti, see läheb ju ringlema sealt, on ju, et keegi teine võtab ka sealt, ta on nii pikk, on ju, ja lõpuks oli see Henry Trelliga oli minu arust mingi hetk see, et ta oli nagu, tegelikult oli palju pikem, aga kuskil oli ta pikkuseks, ma ei tea, 201 või 03 märgitud, et tegelikult ta on palju pikem ju, või midagi sellist. No Kossus on natuke subjektiivsust rohkem, sellepärast et see Kossu jalatis ikkagi reaalselt annabki sulle pikkust juurde. Ei, no see oli lihtsalt, noh, Kossu jalatiseks, aga see oli nagu vananenud pikkuse andmed, on ju, või oli see keegi teine, kelle puhul see oli nagu niimoodi, et tegelikult oli, äkki oli keegi teine, mingi pikem mängija, kes oli tegelikult juba üle 20, aga tegelikult oli mingisugune vana pikkus oli kuskil andmebaasis sees. Nojah, ja see konkreetselt Kossus ju mängib suurt rolli. No Kossus on see väga, väga suur asi, on ju. Aga ütleme siis Pärnu Vapruse jaoks Karl Palatu supleb rahas on ju praegu ja asjad on nagu väga hästi, et sellise oma noore kasvandiku, noh, läbi ja lõhki Pärnu Vapruse kasvandik, eks ju, ta ei olegi ühegi teise võistkonnast mänginud kunagi, et noh, noor mees ei ole veel jõudnud ka, aga nagu selles suhtes ikkagi ülimärgiline ja üliäge. Nüüd Karl kurjaks ei saaks, et ikkagi seglitseks, et see tegi nalja, et on ju, et see ei läinud Karli taskusse. Pole nagu Vapruse inimesena supleb rahas, et noh, Vaprus juba tõi ju raha eest Tristan Paju endale, on ju. Et ei tea, kas siin on nagu mingid muid üleminekuid ka. Küll nad oleks teinud selle tehinguga ilma Palbergi miljoni müügita. No, jah. Aga lihtsalt huvitav näha, kuidas siis seda raha kasutama hakatakse, et kas ootavad mingisugused investeeringud, noh, mitte mängijate mõttes, aga võib-olla infrataristu staffi mõttes ka kuidagi ees, et või võetakse lihtsalt nii-öelda, pannakse jooksvateks kuludeks. Sest noh, ütleme, kui mis see Vapruse eelarve tavaliselt on, ikkagi alla miljoni hooaja lõikes on ju. No ilmselt küll, jah, äkki nõks alla jääb. Ja no jah, seda ka täpselt ei tea, et kui palju siis, noh, vahel on ju need summad jaotatakse, ma ei tea, 5 aasta peale ära või 3 aasta peale ära, et kõike nii-öelda kohe peo peale ei laota. No ei tea, jah, see, ütleme, Prantsusmaa kõrgliiga klubi, esiliiga klubi jaoks, siis kas see miljon nüüd tehakse aga võib-olla raamatupidajad tahavad teistmoodi teha ja kunagi ei tea, kuidas see täpselt on. Aga noh, ei, kindlasti no, see märkimisväärne ja tehing ja kindlasti ju kergitame kaabut ja selles mõttes, et kui nüüd jätta see sportlik pool kõrvale, siis ülikõva tehing, noh, rets tehing, okei, seda ei saa võrrelda, mis see 950 000 oli siis kelle eest? See oli ooper äkki kohe. No jah, aga me peame arvestama siin seda, et see 950 000 oli, ma ei tea, 20 aastat tagasi, mis tänasel päeval tähendab, ma ei tea, no, 2 korda suuremat summad. No kui mitte rohkem, on ju. Et ei ole nagu võrreldavad ajad ja noh, tegelikult ei ole võrreldavad summad, selles mõttes miljon toona, miljon tänapäeval, on ju. Aga jah, et äge, et läbi suruti, aega läks ja siis nüüd on nii-öelda heas mõttes mees oma pead. Jah, vaatasin, nädalavahetusel ta ju ei mänginud Tubli eest veel, ei olnud koosseisus, et viimane ametlik mäng oli tal 8. november Eestis, ehk siis noh, sellest on möödas detsember, jaanuar, veebruar, 3 kuud on ju. Eile sai täpselt 3 kuud, eks ju, eile oli 8. Ehk siis vaatasin ka seal juba klubi selgitas, et ei tahetud teda liialt nii-öelda suruda. Just seal kohe ju öeldi ka intervjuudes ka, et umbes ta ei ole tegelikult valmis mängija ja noh, selles mõttes sul pole ka mõtet šokeerima hakata teda, ma arvan. Et noh, see vigastusrisk oli täiesti olemas ja igaks juhuks siis veel ei pandud teda mängu. Esinduse mängu vaatas ta tribüünilt, see oli vist laupäeval äkki. Ja oli pärast riiesruumis ka käinud, et ikkagi esindusmeeskonna osanda, mitte siis Tublisse toodud mängija, vaid ta hakkabki siis esindusega treenima ja ilmselt Tubli eest mängima esialgu. Vaatame, kui kaua see siis niimoodi kestab, aga igatahes antakse tal aega ja ei surta. No on põhjust nüüd seda Prantsusmaa liigat ka natuke tähelepanelikumalt jälgida. Esiliigat siis? No ükskõik kas esiliigat, kõrgliigat, mis iganes liigat, et on ju räägitud, et seal palju neid mustanahalisi füüsiliselt võimekaid mängijaid on ja ega seal nagu armu väga ei anta. Ma arvan, et noh, pole vahet, on see kõrgliiga või esiliiga, et seal noh, ütleme see heas mõttes šokk võib olla ikkagi päris korralik esialgu. Aga lihtsalt küll noor mees harjub ja võtab omaks need asjad seal. Ma vaatasin natukene eile siis see Tubli mäng oli YouTube'is oli ülekõne ka ja see mängutempo või kuidagi see olek nagu nii vähe, kui ma nägin ja nii vähe, kui ma niimoodi öelda oskan, siis see küll midagi nagu meeletut ei tundunud seal,
et sinna nagu võiks rahulikult sisse saada küll esialgu ja siis seal juba silma paista. Et loodame, et asjad lähevad hästi. See läbi teleri, selle tempo hindamine on alati mõnus. No, jah, see vahepeal vaatad eilset Liverpooli ja City mängu vaatad, siis vaatad ka Van Dijk, mille eest ta saab sul 500,000 nädalas, et suured pole, rahulikult lükkab paremale vasakule, et see võib olla petlik, aga eks ootame siis esimesed mängud ära ja siis saab nagu mehelt kuulda esimese kommentaare, mis ma julgen ennustada, et üllatas kiirus, üllatas füüsilisus, üllatas intensiivsus. Eks näha ole. Palberg ametlik oligi siis eelmise nädala kõige loetum uudis. Teist nädalat järjest Palberg siis selle krooni siin võttis. Aga üks Eesti koondislane tegi veel ülemineku Eestist välismaale, ehk siis Markus Poom FC Florast Trenchinisse, meie jaoks juba tuttavasse klubisse, kus mängib siis ka Dmitri Epichin ja ka Richie Musaba, eks ju. Ehk siis tegelikult korralikul tasemel selline Kesk-Euroopa Slovakkia liiga kuidagi Eestist minnes on viimasel ajal on nagu täitsa asjalik koht, kus Kevar Palumets mängib ka ju seal. Nädalavahetusel oligi ju mäng selle sama Podbrezova ja Trenchini vahel, kus siis 3 Eesti koondisest olid põhikoosseisus, Palumets, Epichin, Poom, pluss siis veel 2 Premier Liiga kogemusega mängijat, ehk siis värskelt Premier Liigas mänginud Richie Musaba Podbrezovas ja siis Jakub Luka ka, Nõmme Unitedis paar aega tagasi mänginud mees oli ka ju põhikoosseisus, et 5 meest lausa Premier Liiga kogemusega selles Slovakkia liiga mängus algkoosseisus. Ma arvan, et kui me räägime nagu Poomist, siis ma mõtlen eelmise hooaja näitel üsna selgelt oli aru saada, et see liiga on talle mingis mõttes juba nagu väike, ta tegi suhteliselt kõiki asju, mis tahtis teha, korralikud numbrid, korralikud asjad. Ma arvan, seal taustal oli positiivne, et ta nii-öelda väikse lapse kõrvalt said ka oma nagu perega selle tempo nagu käima ja siis nüüd oligi nagu loogiline minna ka, sest et kas just nagu tagumine aeg, aga Poomil ka selles mõttes oluline teha asju, eriti kui ta tahab koondises ka mängida, et ta on seal olnud viimasel aastal suhteliselt väikeses rollis, aga varem on ta olnud ju selge põhimängija, et see täiesti loogiline samm ja õige samm ja hea samm ja ma arvan, et kui ta kohe põhikoosseisus ka on, järelikult talle nagu nähakse suurt rolli. Sul tehti laen või? Müük oli, jah. David Rasberg ütles ka meil siin intervjuus Sokranetile, et müük oli, aga see summa oli ikkagi pigem nagu mängija sõbralik, et mängija huvides tehti, et seal ei olnud mingisugust suurt raha tema hästi teenitud lõpuks. Et eks Flora ka sai aru, et Poom ikkagi, tal oleks vaja ja ta tahab minna, et kinni ei hakatud hoidma. Seda enam, et Floras tegelikult see komplekteeritus on ju päris sügav praegu. Päris korralik, jah. Et jah, siis kindlasti sai, see on nagu tore näha, et mängija ja klubi said nagu mõistliku lahenduse tegelikult mängija vaatest eriti, et okei, klubi sai küll, sai ka mingi raha, mis on ju aus ja aus stiil. Ei küsinud liiga palju, oli nõus nagu mõistlikel tingimustel ära laskma ja nii palju, kui me ju Vladimir Vassiljevi ja Risto Paju ja kelle kõigi nende kommentaare oleme kuulnud Slovakkia kohta, siis kindlasti ju päris arvestatav samm tundub edasi. Jah, aga teisalt jällegi ma arvan, et selline väga paraja tasemega hüpe ja liiga Poomi jaoks, et nagu Laura ütles, et kui algus on algkoosseisus ka, et siis nähakse ikkagi olulist rolli tal ja seal nagu põhimehena tegutseda ei ole üldse halb. See video vist, mis avaldas, kus Epichin õpetas eesti keelt mängida. See oli päris isegi pani mind muigama, et kuidas istusid klassis ja lugesid neid eestikeelseid sõnu ette. Aga panid tähele, kas ikkagi Inglismaal sündinud mängija hääldab oma nime? Markus Poom. Vaata, see on kuidagi see mingite sõnadega nagu Tallinna nimi on ka näiteks, kui sa räägid välismaalastega, siis kuidagi automaatselt tuleb nagu Tallinn, mitte Tallinn. Võib-olla Poomi nimega on siis samamoodi kuidagi. Võib-olla ta on nii palju näinud seda elu, et ta teab, et inimestel on võib-olla raske aru saada, et Poom. Võib-olla välismaalastel on keeruline hääldada, et siis valmis siuke international olema. Igatahes mina küll kiidan väga heaks selle üleminekut. Tundub täpselt siuke koht, kus nagu mitte, et seal ei ole ohtu pingile jääda, vaid sul on nagu väga head eeldused seal ikkagi mänguaega teenida. Et oli ju sellel, kus ta oli, Shamrockil oli võimalus ta mingil hetkel välja osta. Mitmel hetkel isegi vist, jah. Seal oligi tagantjärgi, oligi ikkagi selgus, et oligi
vastas tõele see, et teatud arv mänge, kas oli Euroopas või? Ma olen ära unustanud see info tuli. Euroopas ta mängis, just koduliigas ei mänginud. Igatahes seal oli see, et kas tekkis kohustus osta või? Võis olla nii või? See on alati naljakas klausel, sest vaata Liverpoolis on ka ju selle, mis ta nimi nüüd on, Harvey Elliotiga või? Kes on praegu ju Aston Villas laenul. Seal on ka mingi süke klausel, et kui ta mängib mingi arvu mänge, siis seal tuleb mingi 35 miljoniline kohustus äkki osta või? Ja praegu ta istubki sellepärast, et Aston Villa ei taha teda tegelikult. Ja... No need on veelgi, siin on suures jalgpallis. Need on veel olnud, aga ma ütlengi, et Liverpooli jaoks ka nagu mingil hetkel tekib see, et sa tahad ju, et sinu omanduses olev mängija mängiks, mitte tema väärtus ei langeks, sest ta istub lihtsalt pool aastat, nii et seal mingile kokkuleppele justkui nagu ei jõuta, et need klauslid võivad nagu hakata väga kuidagi ebaausalt mängijate vastu töötama vahel. Jah, ja siin ju on ju levinud kõlakad, et Lewandowskil paluti ka ju Barcelonas väravate löömine lõpetada, et finantsiliselt raske, et mis seal, ma ei tea, kas seal oli boonused või mis seal iganes olid, et see on seesama jutt, mis aeg-ajalt ikka kuskil sotsmeedias nagu üles tuleb, et kuidas Kimi Räikkönen kunagi vormel 1 seal, mis võistkond, see oli Lootus äkki, kus ta läks ja rääkis endale välja vist mingi punkti, et lepingupunkti, et iga teenitud MM-sarja punkti eest ta saab mingisuguse summa. Ja lootus polnud kunagi punkte saanud. Põhimõtteliselt ajast pankrotti võistkonna eest oli nii hea. Aga jah, ühesõnaga Slovakkia liigast jälle veel üks põhjus nagu rohkem silma peal hoida, et mitu eestlast seal juba mängivad ja üks Slovakkiasse minek Eesti mängijatel oli veel, panin tähele, Markus. Aleksandr Lohmatov siis Itaaliast siirdus Slovakkia esiliigasse, et on meil esiliigas ka nüüd esindatust täitsa olemas ja esimest sõpakas lõi kohe 2 väravat, nii et seal meil täitsa tundub... Hakkab kõrgliigasse liikuma. Taset on, jah. Nii et edu kõigile Eesti mängijatele välismaal iga tahes. No kindlasti on ikkagi märksa lihtsam olla pundis välismaal, kus sul on üks vähemalt meeskonnakaaslane Eestist või kaaskodanik, sõber, keda sa tunned, kellega saad oma emakeeles rääkida vajadusel vabal hetkel, ma ei tea, kohvil käia, mis iganes, et see kindlasti teeb selle olemise ja oleku seal mängija jaoks mugavamaks. No eriti selle algus ilmselt ma kujutan, et kui sa paar kuud mänginud, sa mingid sõbrad ja tuttavad ikka seal ilmselt leiad või inimesed, kes on ühiste huvidega või enam-vähem samas vanuses on ju, aga alguses jah, see sisse elamine ilmselt. Jah, et saad kas või eesti keeles rääkida ja et igat pidi tuleb kasuks ja ka see... Teise taga rääkida. Ülemäära tihti seda ei juhtu. Et saavad nagu 2 eestlast ühes välisklubis olla. Kõigi seda on ette tulnud. Mul endalgi oli ju, mina olin Marko Meeritsaga ju Soomes, et ikka pidevalt suhtlesid. Et palju lihtsam. Ühes toas ei maganud lõpuks väga palju. Ühe korra. Viimast korda. Esimest ja viimast korda. Seda lugu sealt kunagi rääkinud, jah. Väliseestlastest teistest veel natukene alati tore näha seda, kui Tun võidab Šveitsis, eks ju, Mattias Käit ja Tun jätkavad võitmist ja see rong liigub nagu päris võimsalt ikkagi praegu Šveitsi liigas endiselt liidri kohal ja ei näita väsimuse märke praegu. Imeline. Jah, kuigi jällegi seda on vist saanud ka öelda, et siin mäng on veel jäänud, et igaks üks mitte hõisata, aga tõesti need märgid on nagu positiivsed ja kuidagi nagu, ma arvan, et neid kannab ka mingis mõttes see nagu enesekindlus, et teeme samamoodi tööd edasi, nagu Käit ise ka ütles, et nad ei tee nagu mitte ühekski mänguks justkui midagi erilist, keskenduvad oma asjadele, nagu see on see kuldne asi, mida alati öeldakse, vastased meid ei heiduta, bla, bla, bla. Aga nagu tõesti kuidagi õhkab sellist enesekindlust nagu välja ja usaldad seda tööd, usaldad seda protsessi ja tõesti hakka või seda Käidi nime sinna meil Soccernetis on see üks mingisugune nimekiri, mida me kopeerime kuskilt uudise põhjast, et kes on kuskil välisriikides meistrid olnud, et hakka või seda Käidi nime sinna ära kirjutama, et võiks ju. Natuke vara veel, aga harilikuga, jah. St. Pauli võitis, ehk siis Bundesligas ka vahelduseks häid uudiseid. Ja mitte lahjat meeskonda. Stuttgart, jah, tabeli 4. meeskonda, ehk siis 2-1 kodus, ehk siis natuke läks seal ka tabeliseis toredamaks. Punktide mõttes. Hädavajalik oli see nagu sõõm värsket õhku neile seal punktide osas, et... Kohtamatus kohast ka just, kui tabeli 4. No selles mõttes ootamatult, aga pigem selles mõttes loogilises kohas, et kodumängus, et kui nad kuskilt midagi näpsavad, siis need peaks üldjuhul ikkagi kodumängud olema, et võõrsil on ülikeeruline seal, ka Mets on ise ju
korduvalt kommenteerinud seda, et võõrsil mängudest on seal Saksamaa Bundesliigas ülikeeruline nendesugusel meeskonnal midagi kätte saada. Karikast langeti küll välja muidugi Leverkuseni vastu. Seal lõpuks 0-3 jäi see seis või? 3, jah. See viimane oli vist täitsa lõpus, aga seal ei suudetud, aga Leverkuseniga saadakse nüüd nädalavahetusel, sel nädala lõpus juba saadakse uuesti mängida. Äkki on revanši koht. Ja 22 veebruar, St. Pauli versus Werder. Eestlaste klubid oma vahel. Nii et seal, see Werderi mäng on ka tegelikult St. Pauli jaoks ju väga, väga tähtis, et Werder on ka seal ainult natukene eespool, et 2 punkti. Sellised meeskonnad tuleb ära võtta, kui tahetakse püsima jääda. Ja praegu vist on see hetk, et pigem eladki nagu St. Paulile kaasa, et kuna niikuinii ei mängi, vaata, et siis pigem ja pluss ta ei mängi, pluss on see, et natuke nagu see Real Valladolidiga eelmine hooaeg, et ta on niikuinii laenul seal hooaja lõpuni, et midagi ei juhtu, kui nad esiliigasse kukuvad. Et Heim nagu ei vastuta isegi nagu praegu üldse mitte, et selles mõttes, jah. väliseestlane päris ei ole, aga tasub ära märkida Guilherme, lõi siis Belgias oma esimese värava. Ehk siis Nõmme Kaljust nii Guilherme kui Promis David ikkagi ma mõtlen, see puudutab ikkagi meid, kui me räägime nendest protsentidest seal lepingus, et siis see on nii-öelda otsene. Iga miljon, mis nad väärtust kasvatavad, on 100 000 Nõmme Kaljule ümmarguselt. Et väga kihvt, et seal ikkagi mõlemad mehed ka vaikselt jalgu alla saavad. Et see, Laura, sina ju temaga rääkisid, kui ta meistrite liigas mängis hiljuti, et päris nagu kihvt on mõelda ikkagi, et need mehed alles olid Premier liigas, on ju. Ja pluss ikkagi see, et alguses korraks võttis nagu jahedaks, kui ta seal seal mingi esimese või teise duelli, või seal 2 duelli alguses kaotas, mõtled küll, kurat, et nagu võtta kokku. Aga siis tõesti nagu, võttis ette, tegi, põhimõtteliselt polnud nagu vahetki, et on see siin see Kuressaare autobaas või Allianz Arena või et nagu väga, väga hästi mängis, tõsi see oli Unionile kokkuvõttes raske mäng, aga see oli Bayerniga, jah, selles küll, aga ei, tõesti nagu kihvt näha, et mis see nagu jalgpall võib inimestega teha, et kui mõtleme siin, et jah, mõnel läheb just kui tagurpidi, siis temal läheb kindlasti väga, väga edaspidi, et tõesti lahe. Sellega ta paistis ju ka Eestis siin silma, et see, et ta 3 rünnakut võis palli ära kaotada, see teda väga ei heidunud. See driblingu statistikas oli täiesti ju jõhker, nagu ma ei tea, kas ta oli hooaja lõpus ka ilmselt esimene, ta mängis pool hooaega ja ta oli, ma ei tea, kas see õnnestunud driblingut siis vist see, mis on... Ma mõtlen, seal just erinevad need mingid protsendid ka mängu peale ja mis oli... Nii-öelda vastase ettevõtmised siis ühesnaga, sellest oli ju esimene nagu isegi hooaja lõpus terve hooaja kokkuvõttes, kuigi ta mängis pool aastat kaasa. Ja see, mis ta Eestis nagu, see esimese poole hooajal, ta oli nagu täiesti teises mingis stratosfääris või teises nagu arvestuses, et Guilherme oli siin ja ülejäänud tulid siin nüüd tõk-tõk-tõk. Ja kusjuures minu arust on Belgia liigas ka väga korralikud numbrid selles osas kirja saanud, et kuigi ta positsioon on nüüd natukene teine, ta on ju pigem seal niisuguse wingbacki moodi asjas olnud, et kuulus Häärik. Jah, igatahes väga, väga hea meel näha, et ka temal läheb hästi ja ütleme, kui Poprus saab juba praegu rahas supelda, siis Kalju sai ju nende eest ka juba mingi raha. Juba müügid on tehtud, rahad on käes. Veel suurem summa on veel ootel, eriti Promis Davidi eest, kes tõesti, jaanuaris ei läinud veel, aga seal räägitakse ikkagi ju 23. Kaua me vatrame sellest juba, et seal räägitakse sellest. Nii kaua me vatrame, kuni see lõpuks ära tuleb. Et loodetavasti siis ei juhtu midagi, ma ei tea, mingit vigastust või mingisugust vormilangust, et see... see oht on seal, et alati on oht, muidugi. Aga samas on jälle see, et MM paistab. MM paistab, mõtle lööd MM-il ka veel väravaid ja siis... ongi, riski koht. Järgmine aasta Hiiu staadion on juba 10 000 mingisugune areen seal. Olgu nii. Räägime natuke Eesti Premium-liiga üleminekutest ka, sest neid oli ka siin möödunud nädala jooksul nii mõnigi. Levadial siis 2 uut mängijat, Aleksandr Švedovski sõlmis lepingu ja siis uus Nigeeria kaitse ka, kes siis Domžalest Sloveeniast tuli ka Eesti jaoks tuttavast klubist, eks ju. Ehk siis Švedovski selles suhtes üllatus ei olnud, et taliturniiril ta juba kaasa tegi, eks ju, ja lõpuks siis tegi lepingu ära. Poolkaitses selline noorema võitu mängija on ju, mis sa juba irritad? Ei.
noorema võitu mängija, mitte enam päris siuke verinoor poiss, on ju, et omajagu kogemust, aga noh, korralik samm edasi Kalevist Premier League'ist välja langenud meeskonnast siis tiitli nimel võitlevasse meeskonda. Ja, no nüüd siis siuke esimene tõsisem meeskond, et ei noh, selles mõttes, et medalite peale mängiv meeskond, kus on natukene... Kas ta juba ühte medalit ei ole võitnud? Natukene medali peale mängiv meeskond, kus on natukene suuremad ma ei tea siis... Ootused nõudmised. Nimed riietusruumis. Ja Sõvedovski puhul on ju räägitud sellest, et tal natukene seal osakonnas vajaka jääb mingi distsipliinist ja asjast, et Nõmme Unitedist ta ju saadeti Jaani Sarajärvi poolt vist nendel põhjustel ära Tallinna Kalevist, ma nüüd nii täpselt ei tea, aga eks paistab siis, kas mees saab korda need asjad. No, see, mis ta jalgpalliväljaku peal näitab, see on äge, see vasak jalg ja need löögid ja see on ikkagi kihvt vaadata, aga lihtsalt see teine pool peab ka järgi tulema. No Saho Vaiko on mees, kes ilmselt oskab seda treenida mängijate puhul. Jaa, aga ütleme, jalgpallimeeskonna peatreener ei ole nüüd seal riietusruumis konkreetselt on ta ikkagi nagu ajaliselt väga vähe aega. Kui sa võtad, et meeskond koguneb 1,5 tundi enne treeningut, siis peatreener seda nii-öelda riietusruumi reaalselt näeb seal väga väikest aega. Et seal on palju olulisem see, et kuidas meeskonna sees see hierarhia paigas on, kuidas on distsipliiniga paigas enda meeskonna mängijate hulgas. Et loomulikult alati peatreener saab kutsuda, kui ta näeb mingeid asju, ta kutsub mängija, Raul käitub pahasti, tema arvates kutsub kabinetti vestlusele, aga see, mis ju toimub riietusruumis, kuidas ta suhtub meeskonnakaaslastesse, klubi töötajatesse, kuidas ta hoiab distsipliini, mis on meeskonna mängijate poolt kehtestatud suures pildis. Et kuidas ta seda järgib, et see on ju see on palju olulisem. Sa nagu keksid selle asja ümber, aga... ma ei tea, ma ei ole mänginud temaga. Ma ei tea neid, sa hakkad praegu küsima, kui ma mõtlen, ma ei tea. Mitte konkreetselt tema kohta, aga mis need asjad on, mis need on nii-öelda... No, kõik see, ma ei tea, treeningutele õigeaegselt kohale saabumine ja sellised elementaarsed viisakusreeglid jalgpallimeeskonnas. Et ma ei tea, kui me lepime kokku meeskonnaga, meil on täna valged sokid kõigil jalas ja siis ühel on ikka mustad ja kui tal on 3 korda järjest mustad sokid, siis peab meeskond ju reageerima sellele ja ta pahatihti reageeritakse mingisuguste sanktsioonidega. Ja need on kokku lepitud, tavaliselt jalgpallimeeskonnas mingid pisikesed sellised rahatrahvid ja nii edasi. See on esimene asi, millest hakkab asi pihta distsipliinist. Laura, oled sokkidega trenni läinud? Sa arvad, et meil on nagu mingi sokireegel või? Aga ei, meil on küll reeglid, aga meil on, kui meil eksitakse, meil on siuke ketas ja ketta peal on kirjutatud erinevad siis... sanktsioonid. Jah, isiklik lemmik on, alati on tore see, kui mingi kooki peab keegi tooma. Isiklik lemmik on see, kui pead nädal aega või 2 nädalat vist nagu kaitsmete ja kedradega trennis käima. Et see tundub nii ebamugav lihtsalt. Meil kunagi oli, kus oli Floras või? Vaata, mille eest? Pallid läksid mustaks talvel. Ja kunstmuru peal mängides pallid lähevad tumedaks, nad võtsid seda kummi asja külge. Ja kas oli kaotav meeskond? Äkki oli kõik pidid pesema või igatahes siis pidi pärast trenni siis selle palli puhtaks ja see ei olnud üldse mõnus tegevus. See kummi asi sealt maha küll ei tule väga lihtsalt. Sa pead ikka harjama selle, ma olen ise kunagi teinud selle, ma mäletan aasta lõputurniiril kohtunikud vahel vanasti, kui olid need ülekanded mängudest, Premier League turniir näiteks, siis ma mäletan, Sokkeneti inimesed olid tavaliselt ju, kes tegid live ülekannet sealt samast kohtunike pingi, või selle kohtunike laua juurest, on ju. Tavaliselt võtsime sinna endale väikse koha, olime seal nii eest ära kui võimalik on ja siis seal ma mäletan väga sageli kohtunikud ikkagi lappidega hõõrusid neid palle ilusaks, et need näeksid nagu head välja. Aga see, aasta lapiga seal ei ole midagi. Lapiga läheb kaua. Lapiga see ikkagi, selle tõmmatava siukse lapiga, see ikkagi tõmbas puhtaks need. Meil olid ikka harjad siuksed, need putsapesemise harjad, nendega ikka pani niimoodi tiigimull otsa ees. Lihtsalt kui sa kunstmurul mängid, siis kõige naljakam osa selle karistuse juurest on see, et sa ju järgmises trennis lähevad uuesti mustaks. Täiesti mõttetu asi tegelikult on ju. Ei, ägedad asjad on ju.
Noh, said ka karistada, Svedovski. Tegid uudise ennem kui tohtis. Jah, seal Svedovski siis üleminek või seal mis siis transfer announcement video on ju selles, kui nad teadsid, seal Soknet sai ka nagu justkui vastu pead, et me ei saa midagi aru. Ma ei saanud küll aru, millest me aru ei saanud, sest me saime nagu kõigist ju õigesti aru, et Svedovski on Levadias, aga jah, Levadia oli natukene pahane selle peale, et me kirjutasime siis sellest... Et te avaldasite selle uudise ennem, kui nemad avaldasid. No, see kuidagi Eestis on ilmselt väga tundlik teema. Aga see on kõik avalik info. Ei, selles suhtes see tuli ju sellest, et tegelikult tema nimi, kui sa lähed jalgpall.ee profiilile, võtad Svedovski lahti, siis tema nime taga oli juba Levadia, eks ju, klubiline kuuluvus nii-öelda. Aga miks sa seda vaatasid? Seal, kusjuures... Samas see on ikkagi suht tavaline, kui sa vaatad, et mingid vennad on siin kontrollimängudes olnud, lükkad selle nime valve ajal sisse ja vaatad, mis on temast saanud võib-olla. Või siis sa lähed eelmise aasta nii-öelda võistkonna lehele, sa vaatad näiteks, võtad Kalevi võistkonna lahti ja seal on ka ju nime taga on juba see, võistkonna lehel on ju ka klubiline kuuluvus juba märgitud. Kusjuures ainus võistkond, kelle puhul millegipärast seda lahtit ei ole, on Paide, kes tahab tähele panna või mingisugust uurimistööd teha, mis vandenõu seal taga on, aga igatahes jah, seal on, olukord on siis, või lahti seletatud on niimoodi, et kui klubid teevad siis omavahelise kokkuleppe ära, see on see eris kuulus keskkond, eks ju, kus nii-öelda mänge õiguseid liigutatakse ja mingisuguseid litsentse ostetakse. Kui seal on see linnuke tehtud, et ta on nii-öelda ühest klubist teise liikunud, siis automaatselt läheb ka seal niimoodi avalikuks, et ise küsimus on, kas see peaks niimoodi olema, on ju. Rääkisime siin Palbergi puhul ka ju, see Saint-Etienne oli tema nime taga ju juba siis mis praeguseks hetkeks üle-eelmisel nädalal mingil hetkel on ju, et see mingisugune transfer oli justkui ära tehtud ja viimased mingid FIFA lube oodati sealt, et see asi nagu välja kuulutada on ju, et see lihtsalt selline süsteem on jalgpalliliidul või jalgpall.ee lehel, et Levadiale ma saan aru, tuli see täitsa üllatusena, et niimoodi kohe see avalikustub automaatselt. Võt, jah. Nojah, siis tuleb kuidagi, klubid peavad need kuidagi sünkroonima, need oma avaldamised ja uudised selle ametliku paberite allkirjastamise hetkega. Jah, et kas sa siis avalikustad selle kohe või siis nagu jah, kuidagi ütled siis, et ärge veel allkirja pange enne, kui meil on need mingid videod, mis me tahame teha, on valmis näiteks või midagi sellist, mõtleme, kunagi oli ju see põhikoosseisu glitch oli ka ju. See oli hea glitch. Jah, see oli... Mis asi? See oli niimoodi, et sa said ju mängu Rike oli, siis ütleme niimoodi. Ei no sellega on see, et sa... Glitch, jah. Et sa panid, kui sisestati algkoosseis erises ära, siis võib-olla teinekord mingi 5 tundi enne mängu, siis koosseisu ilmselt näha ei olnud. Aga need, kes algkoosseisu kuuluvad, nende 90 minutit läksid sinna siis klubi vaatesse mänguminutite juurde. Ehk siis, kui sa teadsid enne mängu, kellel... Või sa said seda ka... Sa teadsid enne mängu, mis seis on, ütleme, palju nad tegelikult on mänginud. Jah, ja siis sa vaatadki 11. mängal on 90 minutit juurde keevitatud, need on põhikoosseisus. Sellised toredad arendus mingid, ilmselt absakad tegelikult ei ole see mõeldud niimoodi. Need on see, mis ära see on maha võetud ja sellest saadi lõpuks kahjuks aru. Aga ma ütlen, minu lemmik sarnane asi on see ikkagi olnud kunagine Paide linnameeskonna Twitteri konto, eks ju. Mitte see, mis praegu on, mis on, ma ei tea, kas see töötab veel, viimasel ajal pole nagu väga kuulda olnud, on ju. Vaata, mingil hetkel neid tekkis paar aastat tagasi inglisekeelne Twitteri konto, eks ju, mis ei olnud tegelikult Paidega seotud, aga nägid väga-väga välja, nagu nad oleks Paidega seotud, eks ju, et õisati kaasa, tehti mingid inglisekeelsed nagu teadanded kõigist eestikeelsetest teadandetest ja käitutigi nagu klubi justkui ametlik konto, kuigi tegelikult nad ei olnud seotud omavahel. Paide oli suhteliselt nagu ärev mingil hetkel selle üle, et kõik nagu arvavad, et see on meie konto, aga mis siis, kui nad hakkavad järsku lollusi panema. Aga Paide linnameeskonna OG Twitteri konto, mis oli siis Meelis Rooba ajal, kus siis oli avalik Twitteri konto oli, kõik said seal vaadata ja ta iga trenn oli, aga ta ühesõnaga postis võistkonna infot, nagu võistkonnale mõeldud infot sinna Twitteri kontole. Ilmselt oligi niimoodi, et mängid... Väljasõit kell 10 sealt. Jah, väljasõit Järve keskuse eest kell 10.30 ja siis oli algkoosseis ja varumängid. Nagu eelmisel päeval. Ja siis vaata, kui me vanasti tegime Premier Liiga neid mängude eelvaateid, siis sealt oli väga hea kohe see koosseis sinna panna. Et mingisugused, ma ei mäleta seda täpselt sõnastust, aga minu kõigi aegade lemmikpostitus on seal umbes, et mingisugune tiimiüritus oli ja et kohtume seal, kell 10 seal, kaasa pidulikud riided, esineb legendaarne Ivo Linna.
mingi siuksed nagu, noh, see oli väga ikooniline Twitteri konto. Kahju, et see enam ei tööta niimoodi. Aga noh, sealt me tulime siuke 10 aastat tagasi Messi liigast. Siis kui Paide oli veel amatöörvõistkond. Aga uuri välja, siis miks Paidel seal neid taga ei ole? Paide meeskonnal. Jah, Paidel tõesti. Ma ei tea, kas seal on ilmselt mingi väga lihtne proosaline põhjus, et ma ei tea, Paide linnameeskond on kõige pikema võistkonna nimega ja seal mingil põhjusel mingid asjad ei mahu sinna või ei küüta ette. See on hästi mingi ebaloogiline asi, sest et tunduks loogiline. Oot, igatahes jah, selle Švedovskiga läksid niimoodi. Ja siis uus keskkaitse ka Nigeeriast on toodud, et ikkagi natukene täiendatakse võistkonda. No see oli ikka keskkaitse moodi. See ikkagi juba pildi pealt hakkas natuke hirmus. Ja video oli ka pandud, et jõusaalis ikkagi rassis mees ja tundub siuke päris füüsiline kuju olevat. Ja Joao Pedro väidetavalt siis käis ära, aga vist tervisega oli midagi häda. Või ei sobinud seal minu kontakt sealt Aasiamaalt kirjutas, et vist midagi seal jäi nagu silma tervisega seoses. Ma ei tea, kas tal on midagi, on tal kuskilt mingid teibid peal või pole vaadanud sellise pilguga, et kui ta siin Eesti Premium-liigas mängib, et kas tal iganädalaselt mingid kohad on kinni teibitud või ei ole. Ühesõnaga, kui me eelmine nädal rääkisime, et lahkumine oli õhus, siis nüüd enam ei ole. Jah, minule teada oleva info kohaselt küll mitte, jah. Liitujatest veel Harju siis sõlmis lepingu Steven Kergega, kes siis 2 aastat tagasi oli see, kui ta Floras jäi nii-öelda pika ninaga, ehk siis sõlmis Floraga tegelikult lepingu, aga ei saadud teda siis ära registreerida. See olid mingisugused need rahvusvahelise ülemineku reeglid, millega siis ta oli alaealine ja seal igatahes mingisugune jama sellega oli. Ta ei saadud nii-öelda ära registreerida ja suvel, kui see oleks vist võimalik juba olnud, siis enne seda siis lõpetati leping temaga ära tegelikult, et justkui endine Florakas, aga ta vist paaris sõprusmängus ainult käis OEL platsil. Nüüd siis saab uue võimaluse Harjus, loodetavasti enam mingid sellised muresid ette ei tule. Eelmisel hooajal ta oli siis Soomes madalamates liigades, et temaga on niimoodi ja võib-olla kõige märgilisem üleminek Podja Vastjuk, Nõmme Kalju. Jah. Oli vist lõpuks ikkagi mehele tulid pakkumised. Oli varianti siis Levadiasse minna, oli vist pikemaaliselt pakkumine Kaljust ja otsustas siis, Nõmme kasuks. Aga mõnes mõttes nagu arusaadav, et ta ju, kuidas nad Nikita Andreeviga nad olid pagan, meeskonnakaaslased. Levadias ilmselt mingid äkki sattus kokku. Ei, muidugi olime. Kas olime? Sina ka, jah? Ja mina olin Podjaga ka ja Nikiga ju ka, aga kas me olime kõik koos? Andreev läks mingit Leegionisse lihtsalt, eks ju, et kas ta Vastjuk jõudis enne olla Levadias, kui Andreev Leegionisse läks? Võt ei mäleta. Aga pigem nagu teavad, tunnevad teineteist ja vist seal see Kalju pakkumine natuke läks ka paremaks selles mõttes, et üle pakkumine lausa siis. Ei, mitte seda, Kuno Tehva ju intervjuus ütles, et võidurelvastumine. Nemad ei maksa, hoiavad teatud tasemed on määratud ja kokku lepitud klubi siseselt, üle ei maksta. Aga Vastjuki puhul siis huvitav näha, mis tasemel ta on. Ta on, eks ju, 31 saab see aasta, kui ta ei ole juba sünnipäev ära olnud, ta on 95 sündinud peaks olema vist. Ja ta ju tegelikult, ega me mängimas ei ole ta näinud ju päris tükk aega nüüd, et Sloveenias ta mängis ju vähe ja sealt Kuveidist ilmselt teeb ainult Iljan Toonu, kuidas seal mängis, et või kas üldse, et sealt ju infot just läbi ei tulnud, et põhikoostööd vist tulid. Vist mängis. et vist ikkagi paberite järgi oli nagu põhis, et lihtsalt mis tasemel ta on, kas ta on kuskile poole liikunud, on ta endiselt seesama Vastjuk, kes siin Levadias mõned uued tagasi ikkagi kõmmutas, pommitas või keegi muu. Et Kalju jaoks kui sealt tuleb selline Vastjuk, nagu ta oli vanasti, siis Kalju jaoks üli hea teen. Ma julgen arvata, et Eesti liigas ikkagi, ma ei tea, saab hakkama, pole piisav, aga eks ta on nagu hea mängumees, ma ütlesin eelmine kord ka. Aga jah, samas õige nagu küsimuse püstitamine, et mitu head aastat on mööda läinud ja et kas me näeme sama head Vastjuk, et kui mina temaga koos mängisin, siis ikkagi oli nagu ägeda jalgpalluriga tegemist.
Tammekal ka üks täiendus juures siis Gambia, mitte Kambja poolkaitsja siis ka veel juures, et need Gambia jalgpallurid on Eesti liigas ilmselt tugevalt rohkem kui Kambja jalgpallurid, eks ju, mis on ka seal Tartu lähedal üks tore koht, et seal kuidagi mingisugune Kambja liin nagu Eestisse on ikkagi väga, väga tugevalt avatud, et no jah, ei tea, miks. Aga no Tammekal on täiendusi vaja, sest kui see Tammeka neid taliturniiri koosseisiga vaatan, see suhteliselt õhuke on see koosseis ikkagi. Seal pink on ju ikkagi selliseid üsna nagu tundmatuid nimesid sageli täis, et jah, kuidagi mest raske on sellest Tammekast kuidagi nagu kinni haarata või väga vist otsivad oma nägu veel, et tehniliselt jah, mingid mängijad on seal olemas, kes on seal seda põhiraskust nagu kandnud ja teinud ja keda nagu saab usaldada, aga jah, nagu pikas plaanis ma ei tea, kui usaldusväärne see kompott nagu on, et sul on keeruline, no natuke sarnane nagu Kuressaarega tegelikult praegu, et seal kuidagi on ja ei ole ja on ja ei ole ja Kuressaare puhul nagu mingisugust nagu alust uskuda või alust loota annab see, et nad on ikkagi selgelt muutunud ju professionaalsemaks, mitmeaastased lepingud, siin samas oma kontori kõrval ju näeme, kuidas nad hommikuti käivad trennis, eks ju, ja asjad on nagu selles suhtes hästi. Tammeka puhul ka, sul on väga kogenud kvaliteetne treener olemas, aga kui sul nagu ei ole nagu mängijaid eriti palju, siis isegi kõige parem treener sealt võib-olla ei pruugi nagu kübarast jäänest tõmmata lõpuks, on ju, et aga eks näis, hooaja alguseni on veel natukene aega. Kuigi lihtsalt tore nagu jällegi, kui me oleme siin saadete alguses vahel öelnud, et ma ei tea, 6 aega on hooaja alguses, järgmisel hooajal on hooaja avamine või järgmisel nädalal avatakse hooaeg. Et toodad laivi või? Jah, meil sealt siuke stuudioversioon on endiselt plaanis enam-vähem nagu eelmisel aastal oli, et vaatame, mis seal kuidas siis seekord karikaloos, mida toob, on ju, et seal on, eriti ju Paidel on kõige nagu ärevam see seis, kellel on see on päris põnev isegi, et seal on ju ägedad meeskonnad ja pinget õhus ka ju. Jah, sellest saame järgmine nädal põhjalikumalt rääkida, eks ju, kui see asi lähemal on, aga jalgpallihallid on ka siin tugevalt teemaks olnud ja eriti tugevalt on siis olnud teemaks Narvas, kus siis pealkirjad on olnud väga hirmutavad, jalgpallihall tuleb lammutada, kõik on täiesti valesti koostatud. Linnapea Katrin Raik küll natukene pehmendas seda, ütles, et mingit sellist lauset seal raportis tegelikult ei olnud, et Põhjarannik teeb seal kliki ajakirjandust ja see oli mingi pool raporti, aga lõplikus raportis sellist lauset ei ole. No, igatahes mingisugune sensatsionaliseerimise süüdistus oli seal, aga fakt on see, et seal asjad ikkagi hästi ei ole, et seal räägitakse, et see süüdistus siis või mure on see siis, et selle kilehalli koostamisel ei ole siis nagu justkui arvestatud sellega, et sinna lumi peale sajab. Ehk siis ma saan aru niimoodi, et lumeraskusega nagu justkui, et see ei peakski mingisugust lumeraskust kandma. Mingi sellist on ju. Oli niimoodi? Ma ei tea, kõlab väga ebaloogiliselt. No kõlab jah, aga mingisugune selline järeldus on seal tehtud ja see hall on juba ühe korra kokku vajunud, et see ei ole nagu tühja koha pealt. Ja, aga ma sain teadmata mingit tehnilisi lahendusi või oli seal ju toodud välja mingi põhjus, et miks see juhtus tollel hetkel, et mingi asi ju jätti seal tegemata. Ei, mingid projekteerimis- või ehitamisvead olid seal, jah. Ja minu arust oli tookord, kui ta kukkus kokku, oli seal toodi välja, et seal oli konkreetselt mingi asi. See oli ju juba, mis oli paar aastat tagasi. See oli eelmine talv ju, mis paar aastat tagasi. Aga see selge on see, et seal nüüd hakatakse ikkagi kõvasti tööd tegema, loodetavasti see raha nüüd tuleb siis ehitajate või projekteerite poolt. Garantii on ikkagi Garantii on ka olemas. Asi maksis 7 miljonit. See on päris jõhker, et sa maksad nii suure summa ja siis sa saad ikkagi lihtsalt, ma isegi mõtlesin selle pealt, kui sa 7 miljonit maksad juba halli eest, kas siis ei oleks nagu mõistlik? Ei, see ei ole vist ainult, me arvatasime, et see ei ole ainult halli eest, et seal oli ju kõrvale tehti. See selleks, aga kui see nii suure summa juba panustad, kas siis ei oleks mõistlik teha nagu see hall selline, nagu on Paides, nagu on Jalgpalliliidu hall, ehk siis mitte see pneumahall, vaid nagu ikkagi püsiv nii-öelda. No peaks nagu selle raha eest saama. Jah, võiks saada, on jah. No sa oled ise rääkinud, ju siis ei saa. Pneumahall ju kogu aeg elekter töötab, et seda üleval hoida ja nii edasi. Et jah, aga mis minul tekkis küsimus, et seal oli, et see membraan tuleb välja vahetada, ehk siis see kupli osa on ju, aga minul tekkis kohe see küsimus, et kas mitte sisuliselt täpselt samasuguse väljanägemisega kuppel ei ole ka Viljandis näiteks? Kas siis nagu nemad on praegu niimoodi, et närvivad küüsid, kas ega ameti meie ka on ju?
ei no, kõik sellised, need hallid võivad raske lume all kokku kukkuda, kui sa seal jooksvalt ei tegele ja lased ainult lumel peale tulla, aga seal hakkavad ka mingid muud asjad mängima, et miks need kokku kukuvad, aga noh, ma ütlen, ma ei hakka siin laskuma mingitesse ehitustehnilistesse küsimustesse, nendes aga siin noh, ei tea, mis seal taustal on, et nüüd vist tuleb arutlusele see, et no Narva Transi on ju esindusmeeskond lasti sinna treenima. Nüüd vist see nädal pidid klubi ja linn ja ma ei tea, kes kõik kokku saama, et arutada siis laste treeningute toimumise võimalikkust selles hallis, aga laske treenima siis, kui lund ei sajana, siis on oht ju välistatud, et kui lund, meil siin Tallinnas pole 3 nädalat lund sadanud, oleks terve selle aja saanud seal hallis treeni teha, et kui hall on oht, et hall võib sisse vajuda suure või selle lumesaju korral, siis ei treeni. On see hetke lahendus ja siis... Praegu jah, ongi niimoodi, aga see on ainult esindusmeeskonda puudutav. Aga ei tea, mis seal saab, et siin on ju neid halle varemgi kokku kukkunud ja kui see märg lumi tuleb, siis kukuvad kõik need hallid siin kokku, mis ei ole jalkaliidu või... Männikul on ka ju kokku võinud kunagi... No vana hall ju Männikul vajus pidevalt kokku. See oli igapäevane asi, et tuli uuesti täis pumbata. Korda teha ja ma ei tea, ma ei ole kunagi seda üles pannud, ega ma ei ole näinud, kuidas ta maha kukub. Igatahes mingisugused talgut korraldati, ma mõtlen, kui asjad juhtuma. Eks ta ilmselt paras peavalu on, kui üks siuke jalgpallihall kokku kukub, et ega ta mingi meelakkumine pole ja lisaks sinna kõigele juurde veel see, et tavaliselt need hallid tulevad alla sellise kehva ilmaga, et kõike seda lahendada nagu seal jooksvalt ei ole kõige meeldivam. Aga 7 miljonit maks, ma lugesin seda uudist taas ja päris korralik. Ja seal on, kogu aeg see rõhutab, see Katri Raik ka rõhutab seal, et ikkagi on vaja nagu selgitada välja, miks need ülalpidamiskulud on korda 2. See on kuidagi nagu siuke muster, mis on tekkinud, et igal pool need kulud on nagu ootamatult suured. Aga noh, teises Eesti otsas, literaalselt teises Eesti otsas, eks ju, Kuressaares on ka siis jalgpallihalliga mure, aga seal on täiesti teistsugune mure, seal ei ole pneumahall, vaid seal on see püsiv ja seal on liiga külm, et mängida, eks siis seal on külmem kui väljas, eks ju, seal mingisugune hommik oli ju postitus, kus mõõdeti -17 kraadi, et Saaremaal on kunagi üldse nii külm olnud õues, aga see -17 on ikkagi selline, millega siis noorte trennid jäetigi ära, esimesmeeskond seal ei treenigi, selles suhtes ei ole muret, aga ja Kuressaare siis ka taliturniiri mängi viidi Rapla halli nädalavahetusel. See oli ilmselt kõigile osapootele mingis mõttes mugavam, et pidi vähem sõitma, aga ikkagi. Natuke nadi, et kui hall on olemas, aga kasutada ei saa siis. No see on vist mingi UEFA poolne mingisugune soovitus, et laste treeninguid võiks läbi viia sellistes tingimustes. Mängud on ka ju -15, kui on rohkem kui -15 külma, siis tehakse nagu eraldi otsused. Aga kuidas see HIK mäng Manchester City'ga siin kes siin mängis? U19, see sama Youth League või Noorte Liiga. Youth League, jah. Nad mängisid ju, too õhtu oli Tallinnas juba päris korralik. Seal nii külm lõpuks ei olnud, seal ähvardas -15 lõpuvile ajal, aga minu arust seal mängu ajal oli -11 lõpuks. Aga seal oli sisuliselt täis maja, eks ju, mingi 8-9 meie ekipaaž ju käis ka kohal seal, et ikkagi lõpuks suudeti ennast kuidagi niimoodi üles kütta, et nagu keegi vist ära ei külmunud seal, on ju. Kuigi mingisugune see Man City noor mängija mängis seal ju lühikeste varrukatega siga alguses. Saaks ka lühikestega panda. Või oleks ikkagi see pika soojapes valla pand. Aga lühikeste pükstega muidugi. Lühikeste pükstega kindlasti. Eesti väravat Patrik Strelnikov, kes siis seal HIK ju tavaliselt on väravat olnud, too mäng ta koosseis ei olnud ikkagi lõpuks vaatsa tribüüni pealt, ta rääkis ka, et üks selline detail, mis sealt lihtsalt intervjuust meelde jäi, et seal enne mängiti need asjad ka nii läbi, et varumängijad ei istu mitte putsadega pingil, vaid sa paned endale saapad jalga. Sitil vist ei olnud niimoodi. Ja lõpuks HIK ju võitis penaltitega. Ja HIK oleks edasi, jah, aga ei, loomulikult seal pingi peal istumine, putsadega istumine pingi peal on ikka rets, jah, sellise külmaga. Et Levadias meil siin, kui mina veel olin Levadias, siis tekkisid järsku Levadia pingi peale tekkisid siuksed, me oleme rääkinud ka sellest, siuksed soojakotid nagu.
nagu magamiskott ja hoides sooja, see on ülihead asjad, et soovitan kõikidel Eesti meeskondadel nendel liigi tõmmata, et meil neid siin Eestis ju vaja läheb nii alguses esimeses ringis kui viimases ringis läheb neid vaja, et need toimisid päris hästi, aga loomulikult sa võtad putsad ära, sellepärast et seal kuidagi hakkavad need jalad rohkem külmetama kui tossudega. Või saapaid sa ikkagi jalga ei pane nagu. Ma ei tea, võib-olla nemad panid. Aga... Seal olid, ma vaatasin piltide pealt oli näha ka, et talve saapad. Timberlandid olid jalas nagu. Okei, toss päästab ka, et siis paned mingid pleedi sinna peale ja siis on jalad soojas. Nii, räägime naiste jalkast ka juba. Laura, sina siin oled, kuidas siis hooaja ettevalmistus Paidel kulgeb hetkel? Üks mäng on, treeningmäng on peetud. Kuidas on tiitlisurve? Hästi on. Ei, okei on. Siin muidugi viimane trenn, mis oli väga kohutav. Meil on see, et me peame peale trenni täitma selle nii-öelda koormuse küsimustiku. Et kui raske trenn oli ja mul oli viimane trenn ikka 10, ma oleks juba 11, kui oleks saanud kuskilt panna seda. Et suht rõve nagu jooksma pidi nagu väga palju erinevaid jooksuharjutusi, nagu lõiguharjutusi oli, aga ei, tegelikult on tore. Ühesõnaga, laotakse füüsilist põhja. Ja nüüd hakkas see asi pihta jah, et meil olid seal alguses olid nagu testid, seal igast hüppe jooksu testid nagu tavaliselt meeskondades ka kindlasti on, nagu naiskondades väga tihti neid ei ole. Et selle järgi siis pandi mingid punktid paika ja jõudu teeme ka siin oma graafikute asjade järgi ja pallitrennid ja üks mäng oli ära, nüüd see nädal on teine mäng, Harjuga vist on ju, jah. Et seame seda mingisugust alguspunkti, et pikk maa on kindlasti minna, aga ma arvan, märgid on head. Sakuga siis esimene mäng oli 3 viik, eks ju, nüüd juba siis üleelmine nädalavahetus oli see, eks ju. Et kuidas sealt muljed jäid, oli see aus tulemus mängupilti arvestades? Vist kokkuvõttes nagu jah, et see oli siuke, nagu need alguses need mängud ikka on, et siukene mingisugust rabedust on tunda, mingid söödud 10 meetri peale lambist pannakse nagu 5 meetrit mööda, sest et siuke närv on sees või ikkagi vaata ikkagi uus asi just nagu Paide jaoks. Ega Sakul ju ka mõned uued mängid asjad, et selline kompimine see nagu oli, et teisel poolajal või seal mida aeg edasi need koosseisud nagu rohkem ka muutusid, et siis mängu dünaamikad ka nagu muutusid, aga ei, ma arvan väga okei koht nagu kust edasi minna. Flora siis valitseb meister, nemad ju mängisid juba Balti liigat siin, eile oli see mäng, pühapäeval, ehk siis ja said koduses jalgpalliliidu hallis said võidu siis RFS-i naiskonna üle 2-1. Päris tuline mäng oli tegelikult, seal oli ju täitsa nagu vägivallaks läks vahepeal. Naiste catchiks. jah, aga ei ütlen, alustuseks vist on juba parem tulemus kui eelmisel aastal, sest eelmine aasta vist ma ei tea, Flora ühe võidu, ühe viigi, eelmine aasta oli väga kohutav, et selles mõttes juba algus on tehtud. Aga ma vaatasin seda mängu ka ja ikkagi suhteliselt nagu võrdne, aga seal see, peame alustama kindlasti sellest Južaninova iluväravast, et mingisugune kasti tagant sealt, ma ei tea, 35 pealt võib-olla niimoodi latti alla lüüa. Muidugi see, et nii-öelda tavaliselt naiste jalgpallis need väravahid on natukene lühemad ja siis see nagu ristnurgad on võib-olla natuke rohkem vabamad või need lati alused natuke rohkem vabamad, aga see ei võtta sellelt väravalt mingit ilu nagu ära, et jah, selline mõlemale poole, Flora ise lasi kuidagi väga totrast olukorras, seal oli ka karistuslöök, pall kuidagi pudises seal ja keegi ei saanud seda kätte, et siuksed asjad on alati nagu kurvad, et kui sa lihtsalt natuke nagu ehitad ka või ei ole nagu, et kui sind mängitakse üle, siis on nagu okei, oli nii, aga ei, positiivsed märgid, ma arvan, et kes sinna juurde on tulnud, ongi Južaninova, siis Maribel Laidmets, jah, väga hästi seal ääre peal paistis silma. Jane Mirjam keskel tegutses hästi, et Floras tundub saab ikka ka asja. Ei, lihtsalt neil on olnud palju lahkujaid oli, kõik need Lillemäed, Paltsid, asjad. Kes siin ju Itaalias panevad siin 3 kaupa väravaid. Jah, et oli vaja, et sealt tulevad need natuke nooremad peale või et see mingisugune tuumik jääks kokku, et tundub, et saanud hakkama selle mingis mõttes säilitamise ja juurde ehitamisega, et ma arvan, see hooaeg tõesti nagu need märgid on praegu sellised, et ma arvan, võib-olla meil on nagu aegade kõige tihedam hooaeg võib tulla, sest et nagu naistes meil ju Supp on tumisem lihtsalt kui vähem võistkond. Jah,
et alati on olnud see 1-2 tugevat, viimastel hooaegadel, mis see Flora ja Saku vahe on kohati olnud mingi 20 punkti lõpuks ja siis sealt edasi mingisugune Saku on pigem teistega koos on, mitte siis Floraga. Et väga, väga, jah, arvan siin saab nagu olema huvitav. Loodame nii, et ja naiste hooaeg siis algab ju märtsi lõpus, eks ju, sinna on veel natukene nüüd aega, kuigi... Ja enne seda on meil ju ka koondis, kusjuures täna peakski vähemalt mängijatele see koondise nimekiri jõudma ja ütleme, mul on olnud siin, tean mõnda inimest, kes on saanud selle nimekiri, ilmselt mitte mina, et siis sealt on teada ka, et seal isegi täitsa on võib-olla, kas just seal lõplikus nimekirjas neid muudatusi on, aga jah, et see on saadetud neid huvitavaid kutseid, jah, aga jah, see lõplik nimekiri, eks see peakski nüüd hakkama vaikselt selguma. Olgu nii et jääme ootele. Liigume välismaa nurga juurde ka, meil on üks päris huvitav kohtumine siin eile õhtust natukene meelele keelel, Manchester City ja Liverpool mängisid siis Premier League'is ja päris huvitav olukord oli seal mängu lõpus. City võitis selle mängu lõpuks. Alguses ei saanud mäng vedama, siis ei saanud pidama. Jah, et Liverpool läks ju lõpus seal, ütleme, mängu viimasel veerandtunnil just kui 90 minutit arvestades läks juhtima, aga City tuli seal tagasi. Ja lõpus oli see olukord, kus Liverpool ju saatis kõik jõud ette, seal hulgas siis Alissoni ja värav jäi täitsa tühjaks ja City kaotati palli ära. Cityl siis Ryan Cherky oli see, kes seal keskringist oma poolelt vist isegi siseküljega lõi selle palli nii-öelda värava poole teele, eks ju, pall jõudis värava juurde, hakkas väravasse veerema, seal võitlesid siis selleni jõudmise nimel Dominik Szoboszlai ja Erling Haaland. Kiiruse vahed olid suured. Kõigepealt Szoboszlai tõmbas Haalandit, hoidis tugevalt kinni, murdis ennast Haaland jooksis, kõigepealt selja tagant tuli suure hooga, jooksis mööda Szoboszlaist, Szoboszlaist polnud variantigi, Szoboszlai vaatas, tõmbas maha. Ühesõnaga tõmbas teda särgist, Haaland jäi püsti, aga Szoboszlai sai tast mööda ja siis põhimõtteliselt Haaland tegi samamoodi vastu talle. Kukkusid mõlemad. Mõlemad kukkusid, pall lendas väravasse ja lõpuks siis City juba tähistas selle, aga kohtunikud tõid varriga asja tagasi ja siis ütlesid, et värava ei loe, Szoboszlai punane ja City oli karistuslöök. Ja päris selline, mina ei mäleta, et ma oleks varem sellist asja üldse näinud nagu sellist olukorda. Aga tegelikult seal väga paljud ju pidasid seda nagu selliseks kummaliseks otsuseks ja miks ei oleks võinud lihtsalt seda väravat ära lugeda, on ju. Ei, aga see läheb sinna samasse kategooriasse ju, kus ma nägin alles hiljuti, kus oli penalti vääriline viga enne värava löömist. Tühistati ka, Varr ütles, et värav ei loe, et tuleb hoopis penalti. Seal peab olema mingisugune põhjus, miks see värav ei saa lugeda, eks ju. Et antud juhul lihtsalt sain ka pärast aru, et reeglite järgi tegelikult oli asi korrektne. Sellepärast, et kõigepealt Szoboszlai tegi Haalandile vea, eks ju, punase kaardi väärilise vea, kohtunik lasi edu mängida, aga siis tegi Haaland uuesti vea vastu, enne kui pall väravasse jõudis. Ehk siis, kui sa palli väravasse lased, siis sa ei saa seda lugeda, sest tegelikult City mängija tegi ju vea. Ja, aga kuna City mängija veale eelnes Szoboszlai viga, siis võetaksegi see olukord niimoodi 2 sammu tagasi, et antakse punane ja karistuslöök. Tänava jalka jalkas oleks olnud, et mõlemad tegid võrdväärse, mõlemad tegid ühtemoodi ja värav loeb. Aga seal oleks eriti raju oleks andnud, vaata vahetult seal teises kastis oli ju olukord, kus seal ju kõik need Van Dijkid ja asjad küsisid, et lähme vaatame, et see oleks eriti raju olnud, kui see möll oleks seal City või seal Liverpooli väraval ära toimunud ja kutsutakse Varri vaatama. Ja siis oleks hoopis toda olukord vaatanud ja oleks penalti jätnud. See oleks olnud... Jäi nagu veel üks level, jäi nii-öelda varusse. Aga tegelikult päris nagu siuke omapärane olukord, et ma ei tea, kas see on nüüd nagu mingisugune pretsedent jalgpalluritel, et sellises olukorras, kus pall veereb tühja ja sul on mängija ees, võtadki ta selja tagant igaks juhuks maha, et äkki ta teeb sulle vastu ja see värav ei loe. Et Haaland, tagantjärele Haalandilt nagu täielik rumalus viga seal vastu teha, aga samas nagu seda olukorda arvestades, sa ei jõua nii kiiresti ilmselt sellise asja. Kui ta ei oleks vastu teend, siis oleks Szoboszlai jõudnud selle palli. Jah, seda ka on ju. Aga siis oleks ikka see sama punane kaart olnud. Siis oleks läinud niimoodi, et oleks Varr pannud punase ja oleks ikka karistuslik tulnud, täpselt samamoodi. Aga natuke meenus 2006 Meistrite liiga finaal, mäletad, kui Jens Lehmann sai punase kaardi Arsenal Barcelona. Seal oli olukord, kus see on nagu samasugune olukord, aga lihtsalt natukene meenutas seda, kus oli siis Barcelona ründas, Lehmann võttis, ma mäletan, kes see võis seal olla, võttis Barcelona ründe kassis maha ikkagi selge veaga, pall põrkas edasi
Ludovic Joly oli siuke mängija Barcelona ääre peal, kes lõi selle palli, hakkas seda tühja lööma, aga kohtunik vilistas enne selle penalti ära. Eks tegelikult Joly pani palli tühja väravasse, rahulikult oleks võinud edu mängida. Ja Lehmannile kollane kaart anda, aga kohtunik vilistas enne ära, mistõttu ta andis Lehmannile punase ja Barcelonale penalti. Ja siis see rikkus mängu ära, see oli mingi 20. minuti kandis. Barcelona lõpuks võitis selle mängu, kuna Arsenal oli vähemuses. Oleks üks väravat veel punase saanud, siis oleks Mart Poompletsile saanud. Jah, vägev. Aga jah, see City Liverpooli mängus, vaat see lõpus, kui see kohtunik tegi selle Varri uudise teatavaks, hingeldas seal, oli õhku peale vaja, siis päris pull oli kuulata. 100 minti juba jalgades on ju. Võt. Nii et jah, selline olukord ja välismaa rugas siis tahaks ka ära märkida, et Manchester United on võitnud 4 mängu järjest. Kas teisipäeva õhtul juba äkki homme on see mäng West Hamiga, kus siis, kui sealt ka võit tuleb, siis kuulus Karvik peab oma lõnguse maha ajama sealt, mis on juba siin, tuleks siis ootamatult kiiresti ikkagi, et vahepeal oli ju jutt, et meil seal võib aastad minna enne, kui United 5 mängu järjest võidab. Tal oli see mingisugune sellise soenguga mees lubas, et ta jääb juuksid alles siis maha, kui United 5 mängu järjest võidab. Tal on päris pikad end juuksed. No on jah, tal oli juba alguses pikad, aga no see, ma ei mäleta, millal see lubadus oli, see oli ikkagi eelmise aasta, ma ei tea, suvel, kevadel, sügisel. Omajagu on ikkagi aega läinud juba. Aga lugejate küsimusi on meile ka saadetud mõnuga. Endiselt ootame neid Instagramis, võite saata raul@soccernet.ee, võite saata, kus iganes meid kätte saate. Ja võib-olla alustame siis Karli küsimusega, kes küsib, kes on või olid teie jalgpallurist iidolid. Laura, alustame sinust. Ma mõtlesin selle peale, aga mul vist nagu ei ole kunagi olnud mingit iidolit. Mu lemmikmäng oli Mesut Özil ja ma arvan, see sobib. Markus? Ei, minu iidol oli ikka see, iidol, mis asi see iidol? Nagu eeskuju, iidol või kelle moodi tahad olla või kes või mis iidol tähendab, mis iidol tähendab? No siin ei ole täpsustatud, aga iidol keegi, keda sa kummardad või sisuliselt jah, ilmselt. Või matkid või üritad olla või tema moodi või järgid tema tegemisi. Ütleme siis sinu lemmikmängija või kas on olnud mõni eeskuju, ütleme. Ja mis mina ikka tahtsin Beckhami moodi olla ja Beckham. Et 99 manus ta ju oli ja sealt kuidagi hakkas ja hakkasid karistusrükkiga tema see iidol on siuke natukene liiga kuidagi tugev sõna, jah. Minul ka, ma mõtlen iidoliks, ma küll kedagi ei peaks, aga kui ma väike olin, siis minu lemmik jalgpallur oli suurema üllatuseta ilmselt Raul. Mul oli isegi tema särk. Päriselt või? Jah. Real Madridi särk siiamaani alles, läheb isegi natuke veinitades, läheb selge. Siuke kadakaturu Rauli särk. 100 krooni maksma. Praegu olen mõelnud. Oleks ikkagi oodanud mingit Fabien Bartesi või midagi. Jah, siis ei olnud väravaht minu teema, nagu ma väike olin. Okay. Nii. Kas Eesti mängijad saavad klubi poolt korteri või peab oma palgast üürima? Jaan küsib sellist asja. Oleneb ilmselt, jah. Kuidas läbi räägitakse? Jah, aga suures pildis on see nii, et ütleme, väiksemates jalgpalliriikides ja liigades on see nagu lepingu osa, ehk siis üldjuhul klubi ikkagi hoolitseb selle eest üldjuhul. Ja siis tegelikult on see nagu töötasu sees ja korter lisaks. Aga kõrgemal tasemel, ma ei tea, kus meilgi eestlased, Andres Ooper just rääkis seal Delfi podcastist, nad rääkisid elamistest ja Ooper ütles, et igal pool on ise maksnud, et mida kõrgemaks see tase läheb, siis seal Saksamaal, Inglismaal, Hollandis, seal on see mängija enda mure. Seal on ka suuremad palgad. Seal on suurem palk, jah. Et see on kuidagi eeldatud, et see on seal sees. Et klubid küll aitavad leida. Aga siin oli Eesti mängijate kohta küsimus, Eesti Premier League siis ütleme. Aga Eestis üldjuhul välismängijatel ikkagi on klubi poolt. Ma mõtlengi, et seal sa ei too endale Kambiast mängijat ja ütle, et vaata nüüd see... Tegele. Tee nüüd see KV. Jah, aga Eesti mängijad pigem on omal käel. Miks jalgpallurid nii kalleid putsasid kannavad? Laura, sina oled ainus tegev jalgpallur siit laua tagant.
No minu praegused putsad olid küll kallid, aga ühel kindel põhjusel, sest need on lihtsalt palju ilusamad kui need madalamad versioonid, et seal on need mingi, ma ei teagi, mingi Academy Pro Elite, mis iganes need seal sõnad seal juures käivad. Järgmine kord tulevad sinu putsad siia. Need on väga ilusad putsad. Et need lihtsalt olid ilusamad ja no see on ikkagi see mugavuse küsimus. Need kõige need madalamad putsad, need sellised lasteputsad, mina kannan ka nagu laste suurus, sest et mul lihtsalt ei ole nagu... Mis su jalanumber on siis? 37,5. Et siis jah, need on lihtsalt, need on sellised natukene nagu rohkem nagu plastikust ja sellised nagu vakstumad ja sellised, et need on nagu, need ei ole lihtsalt niivõrd mugavad, et need jah, mida parem nagu need kallim versioon, seda mugavamad nad jalas on ja no ma räägin ilusamad ka. Annab täpsusele mingisugune 2 lisapunkti juurde, kui karistlööki lööd, kui on kallim putsa? Aga see kallidus, seda tuleb küsida nende tootjatelt, miks nad nii kallid on, aga nad on põhjusega kallid ja seal tegelikult vahe sees, ütleme profi jalgpalluri jaoks ikkagi nagu reaalne on seal vahe sees. Ütleme, mina kasutasin ka siis kallima otsa putsasid, aga seal oli selge põhjus, sellepärast, et sama mudel, nii-öelda odavam variant sellest. Ta ei olnud mingi järgi tehtud või midagi, aga ta oli odavam variant. Ta ei olnud võib-olla Itaalias tehtud, sest seal ka Eesti turule tulevad putsad, kui seest vaadata, siis Made in Italy on vähe teine teema kui Made in Vietnam või mis need teised riigid seal on. Et sellel Made in Italy's on ikkagi natukene käsitööd ka sisse pandud. Ja nende kallimate putsadega mängimine oli lihtsalt vähem valulikum, mugavam ja need kallimad putsad pidasid ka pahatihti kauem vastu. Minu praegused saaliputsad on lihtsalt tore lugu on minu naine tellis endale ja talle jäid natuke suureks, siis ma vaatasin, et kui mina sisetalla välja võtsin, natuke õhema sisetalla asem palin, siis mul nagu enam-vähem läksid jalga. Need ei ole mugavad jalas, aga nagu ajab asja ära, et ma ei pea endale uusi ostma. Et mul ei ole, ma ei tea, kui palju need maksid, aga mingid väga kallid need vist ei olnud. Need on kallid, sest see mudel, millega mina mängisin, kui see oli leti hind, oli äkki mingi 400 eurot või. Et ikkagi naljalt nagu iga kuu uusi ei taha osta Eesti jalgpalluri palga eest, aga reaalselt oligi, mul olid need kõrge määraga siis sokiga need... Sa kunagi rääkisid vist, et täpselt sama mudel just... Sama mudel, aga madal variant, mis oli odavam, nendega oli mul võimatu mängida. Palju hooaja jooksul, ütleme, Premier League profimängil putsasid läheb? No, sul on erineva korgiga vist vaja, eks ju ka niikuinii? No 2-3 saab hakkama. 2-3 paariga siis hooaja jooksul. Markus, Gregor küsib sinu käest, kas pigem mängiksid temperatuuriga 0 või plus 25? Plus 25. Aga plus 30? Plus 30. Mina võtaks küll 0 pigem. Laura? Oleneb see plus 25, kas nagu tuult on ka natukene ja... Priisi. Jah. Ei rõve on palavusega, aga nulliga on nagu hullem vist ikka jah, nii et pigem see 25. No külmaga on alati ebameeldivam kui soojaga tegelikult, et valusam on, jahedamas läheb sul... Pall on kõvem. Ei, no ongi ju. Ma räägin. Gregor küsib minu käest, miks lõppes sükke saade nagu Täie Kristi ära? Gregor, seda tuleb küsida siis ilmselt TV3 majast. Liiga kallid olite? Ma ei tea, ilmselt jah kokkuvõttes, et seal tehti päris palju ümberkorraldusi selle viimase hooaja jooksul, siis seal TV3 majas üldse see portaal ju kaotati ära ja seal väga paljud inimesed koondati, et seal ilmselt lihtsalt leiti, et siis ei ole mõistlik sellega ka jätkata. Mitu aega tegite? 2. See oli siis saade sina ja Joel Linder mitte. Just. Ja võtame viimase küsimuse Kaspari poolt. Kas uute mängijate laused pressiteadets, et kui vinge on klubi, kui vinge on projekt ja nii edasi, kas need on meeste endi suust või siis ilmselt klubi nii-öelda paneb need neile suhu? Markus, on sulle kunagi suhu sõnu pandud? Ei ole, aga sa räägid ikka seda, mida sulle räägitakse, ega need ei ole nagu... Neid mängijaid on ju tahetud sinna klubisse saada kuidagi üldjuhul. Ja siis toimuvad mingisugused vestlused, kas siis on treeneriga, kas siis on spordidirektoriga või presidendiga, kuidas kellelgi.
ja siis need mõlemad pooled ju üritavad kuidagi endast mingit muljet jätta. Et jalgpalluri poolt siis et ma olen väga töökas ja tehniline ja mis iganes. Ja siis klubi üritab nagu tutvustades enda plaani, et ikkagi jätta nagu endast head muljet ja võib-olla mingil hetkel rääkida asjad natuke võib-olla suuremaks, kui need päriselt on, aga see on täitsa loomulik, et klubil on ka siis soov või soovunelm mingid asjad juhtuks ja siis pressiteatesse jõuavad need samased laused, mis kuskilt kontorivestlustest on omavahel läbi käinud, et ega need üldiselt on sellised üsna ümmargused ja turvalised laused, et võib-olla mõnel puhul, ma ei tea, võib-olla isegi on klubi nagu laused ette pandud, et vaata üle, kas sul on okei niimoodi öelda näiteks. Ma ütlen, et see on ka ju tegelikult variant. Vaevalt, et mängija enda teadmata kunagi keegi on midagi sellist kirja pannud, aga ütleme, et kas sobib, kui sa ütled niimoodi? Võib ka ju variant. See on just kurb, kui sa tood mängija, kes ei oska ise midagi öelda, siis ju, et nagu siuke iseloomutu. Aga ma ütlen, väga paljud need sellistest lausetest ongi ju siuksed ümmargused. No ma arvan, mina just mäletan seda, kui ma naiste meistriliigas, kui tulid, kui neid ülekanded oli rohkem, kui mina mängisin ja mäletan, kui ma pidin ka seal mõne mänguargse intervjuu andma, siis mul reaalselt kuklas terve aeg eris see, et ma ei taha mingit nagu suvalisi lauseid öelda, sest esiteks ma olen kuulnud nii palju seda, oi, täna oli selline mäng, tingimused mõlemale võrdsed, kuna sa oled ise nii palju tarbinud täpselt sellist sisu, siis hakkad ka sellist sisu nagu rääkima. Mina mäletan puhtalt seda, et ma arvangi, et mängijad ju on juba lugenud ka, eile toodi teine pool kaitse, ma loen, mis ta ütles ja siis sulle jääb see kuskile kuklasse siia, sest et nagu normaalne lause ju, et mis ma ikka muud ütlen, et mina mäletan jah seda, et kuna sa elad selles kultuuriruumis ja siin öeldaksegi teinekord neid mõttetuid laused, siis sa võtad need vaikselt nagu omaks. No vängi ja vaatevinklist on ka tegelikult ju, kui mäng lõpeb ja kui sa otse pead intervjuule minema, meil on ju Eestis on ka, pulsaks, sa lähed annad intervjuu, kohe otse platsi pealt võetakse sind, kas nii Soccernet kui ERR mõlemad ju võtavad otse mängija ka intervjuule. Aga miks pahatihti ka need intervjuud võivad selliseks natuke ümmarguseks jääda, on see, et sa pead ju selles mõttes, et sa ei tohi nagu väga suurde vastuollu minna sellega, mis arvamus oli peatreeneril tegelikult. Et kui sa lähed sinna, et sa tundsid kuidagi enda silme läbi, et oli okei mäng, räägid ära, et okei mäng, siis lähed pärast meeskonna riietusruumi, vaatad, et peatreener on maru vihane ja talle ei sobinud see asi. Siis on natuke veider. Kuigi mul endal ka siukest asja nagu väga ette ei tulnud, aga siis sa valid oma sõnu lihtsalt ette hoolikamalt. Et kui sa ei tea täpselt, mis see seisukoht oli peatreeneril näiteks. Et sellepärast ongi alati mõistlikum pärast mängu minna riietusruumist läbi, saada enam-vähem aimdus ette, mis see treeneri seisukoht sellest asjast on. Ja vastavalt sellele siis kujundada ka enda intervjuu sõnum. Seda saab teha, kui sa kirjutava meediaga räägid, kes tavaliselt ju võtab intervjuu sult peale seda, kui sa oled riietusruumis ära käinud, et ülekandesse tõesti tuleb ju kohe pärast mängu lõppu, et seal ei jõua niimoodi teha. Vot nii, loodetavasti meie siis piisavalt palju rääksime, siis mitte ümmargust, vaid teravat teksti siin tänases saates. Kohtume juba järgmisel nädalal, kõike head!